Venemaal on saatuslik puudus. Venemaa teab seda, Ukraina teab seda. Ja nüüd, kui Ukraina on selle puuduse tuvastanud ja kasutab seda maksimaalselt ära, ei saa Putin enam midagi teha. See on Venemaa tappis lüliti ja see on nii lihtne, kuid samas nii tõhus, et Ukraina saab seda jätkuvalt vajutada, et sõda võita. Just seda Ukraina ongi teinud. Nafta põleb ja Venemaa veritseb. Ja ükskõik mida Putin või prooviks, läheb olukord siit ainult hullemaks. Viime teid Krasnodari kraisse, Venemaa Musta mere rannikule. Sageli sihtmärk oma läheduse tõttu Ukraina piiridele asub Krasnodari krais ka Tuapsa naftaterminal. See terminal on üks Venemaa tähtsamaid ekspordisõlmpunkte, kuna varilaevastiku tankerid kasutavad seda nafta laadimiseks ja seejärel sõidavad välja, et müüa seda naftat riikidele üle kogu maailma. Oma tippajal suudab Tuapsa terminali infrastruktuuri ja rajatisse ehitatud rafineerimistehase kaudu töödelda umbes 12 miljonit tonni aastas. Aga praegu pole Tuapsa sugugi oma tippvormis. Ukraina on selle eest hoolitsenud, kasutades ära Venemaa kaitsesüsteemi surmavat nõrkust, et tabada Tuapsat ikka ja jälle. Üks mail lendasid Ukraina droonid Tuapsa terminali õhuruumi. Olles läbinud sinna jõudmiseks 100 kilomeetreid, polnud need droonid seal turismireisil. Nad tulid hävitama ja just seda nad ka tegid, kui nad terminali kukkusid. Teatati tohututest tulekahjudest, mürgine must suits tõusis taevasse ja ajalehe Guardian andmetel lekkis Venemaa naftaladudest välja, kuid see polnud ühekordne rünnak. Ausalt öeldes oleks Venemaa pidanud olema harjunud sellega, mida Ukraina tegi, sest 1. mai rünnak oli selle konkreetse terminali vastu toimunud 16-päevase rünnakulaine 4. eraldiseisev löök. Kiev Independent teatab, et need korduvad rünnakud on põhjustanud mitmepäevaseid tulekahjusid, kuna Ukraina on leidnud tapmislüliti ja jätkab selle vajutamist. Rafineerimistehase tegevus on peatatud ja Venemaa naftaeksport ei jõua Musta merre. Kuid Putini jaoks seisneb tõeline probleem selles. Venemaa õhutõrje ei ole suutnud ühtegi neist Ukraina rünnakutest peatada. Suur küsimus on, miks? Vastus peitub surmavas puudujäägis kogu Venemaa õhutõrjevõrgustikus, mida me varsti uurime. See puudujääk tähendab ka seda, et Ukraina korduv rünnak Tuapsale pole sugugi erandlik. Kui Vene nafta on tappinis lüliti, siis Ukraina püüab võimalikult palju sellest rivist välja lülitada. Ainult aprillis ründas Ukraina 14 Venemaa rafineerimistehast ja olulisi naftakeskusi üle kogu Venemaa, teatas Kiievi Post 4. mail. Alates Bashkortostani vabariigist, kus rünnati rafineerimistehast, mis asub Ukrainast 1400 kilomeetri kaugusel kuni Läänemereni välja. Naftasadamate keskused Ust-Lugas ja Primorski linnas, mis on ise olnud korduvate rünnakute ohvrid, Ukraina droonid lendavad kõrgel, tabavad valusalt ja suudavad kuidagi läbi murda Venemaa õhutõrje. See on koordineeritud kampaania. Juba aprillis jõudis Ukraina Bloombergi andmetel naftarünnakute arvult 4 kuu kõrgeima tasemeni. Ukraina ei tee seda kõike niisama. Ukraina näeb Tuapsas ja paljudes teistes Venemaa rafineerimistehastes ja naftaterminalides võiduvõtit selles sõjas. Selliste rünnakute najal püütakse saavutada laiaulatuslikku muutust lahinguvälja olukorras Ukrainas ning kõiges, mida Ukraina teeb, on selge loogika. Hävituslüliti on leitud ja just sellepärast on see oluline. Mitte väga ammu korraldas Ukraina vaid üksikuid rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste ja terminalide vastu. Need rünnakud olid tõhusad, need kahjustasid seadmeid ja põhjustasid tulekahjusid. Kuid Ukraina avastas kiiresti, et üksikutest rünnakutest ei piisa terve rajatise hävitamiseks. See polekski võimalik. Venemaa naftataristu on laiali valguv ja selle kõigega ühe korraga hävitamiseks oleks vaja tohutul hulgal ülivõimsaid rakette. Ukrainal ei olnud nii suures koguses rakette, mida välja lasta, kuid tal on võime saata välja hulgaliselt droone korduvate rünnakutena, mis hävitavad Venemaa naftataristut tükkhaaval, põletades selle järk-järgult maha. Me hakkasime selle uue strateegia esiletõusu märke nägema 2025 aastal. Moscow Timesi teatel viis Ukraina läbi 120 rünnakut Venemaa energiarajatiste vastu, millest 81 olid suunatud naftatöötlemistehaste pihta. Venemaa kaotas Ukraina uue strateegia tõttu hinnanguliselt $13 miljardit naftatuludes. See strateegia seisnes tavaliselt selles, et rünnati naftarajatist ja oodati siis mitu nädalat või isegi kuud, enne kui seda uuesti rünnati. Mõte katkestuslüliti korduvast kasutamisest hakkas kuju võtma. Iga kord, kui Venemaa suutis remondid lõpetada, lendasid kohale uued Ukraina droonid. Kuid rünnakute tempo polnud piisavalt kiire. See muutus 2026 aastal. Tuapsa pihta saamine 4 korda 16 päeva jooksul on absurdne statistika, kuid see on täiesti loogiline, nagu ütleb Ukraina julgeoleku- ja koostöökeskuse tegevdirektor Dmytro Žmailo. Rohkem ämbrisse astutud kui katkine pliiats, ütleb Žmailo. Miks sellele uuesti pihta anti? Sest seda ei hävitatud täielikult, kui rääkida Tuapsast. See ongi lühidalt Ukraina praeguse kampaania tuum.
Selle asemel, et püüda Venemaa naftarajatisi ühe hoobiga hävitada, mis pole võimalik isegi kõige täpsemate löökidega, vähendab Ukraina nende rajatiste tootmist järk-järgult, kuni see jõuab nullini. Selle katkestuslüliti korduva vajutamise lisaboonus on hirm, mida see tekitab. Kujuta ette, et töötad ühes rafineerimistehases või naftaterminalis, mida Ukraina ründab. Sind on sunnitud mitu päeva eemal olema, kuni tulekahju kustutatakse. Siis, mõne päeva jooksul pärast viimast droonirünnakut toimub järgmine ja mõne päeva pärast veel üks ja veel üks. Varem või hiljem hakkad mõtlema, kas tööle ilmumine on üldse enam seda väärt. Praegu võib põleda nafta, aga kui sul pole õnne, võid järgmise droonirünnaku ajal leekidesse sattuda hoopis sina ise. Selline psühholoogiline surve võib lõpuks teha Venemaa naftatööstusele sama palju kahju kui rünnakud ise. Ja see viib meid sujuvalt selleni, miks Ukraina peab Venemaa naftataristut teguriks, mis võib sõjavõidu tuua. Selleks on 2 põhjust: raha ja rindeväed. Viimast neist 2 on lihtsam selgitada. Osa naftast, mida rafineeritakse sellistes rajatistes nagu Tuapsa, satub Ukraina rindel olevate Vene sõdurite kätte. Tuapsa, olles Musta mere sadam, on eriti oluline, kuna see tähendab ka otsest ühendust Ukraina mandriosaga. Iga kord, kui Ukraina viib mõne Venemaa naftarajatise rivist välja, häirib see bensiini, diislikütuse, lennukikütuse ja teiste naftapõhiste toodete voogu Putini käsirastele rindel. Me näeme selle mõju Ukrainas. 29. aprillil teatas United24 Media, et Venemaa sõidukid on Hersoni piirkonnas seisma jäänud kasvava kütusepuuduse tõttu, mida süvendavad Ukraina löögid Venemaa naftale Krimmi piirkonnas. Pole vaja geeniust, et aru saada, miks see on Venemaa jaoks halb. Kui sõidukeid pole saadaval, peavad Vene sõdurid oma rünnakuid alustama jalgsi. See teeb neist Ukraina droonide jaoks veelgi lihtsama sihtmärgi, kui nad oleksid olnud soomukites või tankides. Lisaks tähendab kütusepuudus, et Venemaa ei saa alustada selliseid suuri mehhaniseeritud rünnakuid, mida oleks vaja tõeliste operatiivsete edusammude saavutamiseks kiiremas tempos, kui see aeglane edenemine, mida me praegu Ukrainas näeme. Mis puudutab rahalist poolt, siis Ukraina Killswitchi kasutamise üldist mõju saab seletada lihtsate sõnadega. Vähem müüdud naftat tähendab ka vähem raha, mida Putin saab Vene sõjamasinasse suunata. Võib öelda, et Venemaal on viimastel kuudel nafta müümisel olnud nii häid kui ka halbu aegu. Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimine pärast operatsiooni Operation Epic Fury käivitamist on olnud piisavalt õhus, et suures osas sulgeda veetee, mille kaudu liigub 20% maailma naftavarustusest. Nafta hinnad on selle tulemusena etteaimatavalt muutunud. Need hinnad on kõikunud umbes $100 juures barreli kohta. Nafta hinnad tõusid taas 11. mail pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et ta ei aktsepteeri Iraani viimast ettepanekut sõja lõpetamiseks Pärsia lahes. Venemaa peaks naftahindade tõusu tõttu oma naftamüügist saama korraliku tulu kasvu ja teatud määral ongi see nii olnud. Financial Post teatab, et Venemaa on tõepoolest suutnud naftabarreli eest rohkem raha küsida, kuid see hinnatõus pole olnud kaugeltki piisav, et Venemaa suudaks vähendada oma kasvavat eelarve puudujääki, mis väljaande andmetel on aasta esimese 4 kuuga ületanud Venemaa 2026. aasta prognoose $79,5 miljardi võrra. See ei ole hea. Samuti on Venemaad mõjutamas mitmed teisedki rahalised probleemid, kuna Ukraina jätkab rünnakuid sellistele rajatistele nagu Tuapsa. Üks mail väitis Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Venemaa rünnakud 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul on Venemaale seni maksma läinud $7 miljardit. See on rohkem kui pool. 2025 aasta kogusummast vaid kolmandiku ajaga, mis näitab, kui palju Ukraina on oma korduvate rünnakute strateegiat tõhustanud. Venemaa on samuti huvitavas olukorras. Kuigi neil õnnestus tänu Iraanis toimuvale tõsta oma nafta- ja gaasitulu prognoose, neid prognoose siiski ei saavutatud. Väljaanne The Moscow Times teatab, et Venemaa teenis aprillis nafta- ja gaasitulu $11,47 miljardit. See on küll kõrge number, aga see ületab baasväärtust vaid $280 miljoni võrra. See on arvutatud eelarves kasutatud $59 suuruse barreli hinnaga. Vene naftat on isegi sanktsioonide kehtides juba paar kuud müüdud sellest hinnast kõrgema hinnaga. Nii et Venemaa naftatulud, mis vaevu ületavad $59 suuruse barreli hinnaga arvestatud ootusi, näitavad, et Ukraina on oluliselt vähendanud Venemaa võimet oma energiatooteid müüa. Saad nüüd aru küll. See, et Ukraina vajutab Venemaa tapmislülitit üha uuesti, tähendab korduvaid lööke naftarajatistele, mis võtavad raha Putini sõjakassast ja nõrgestavad tema sõdureid rindel. Kuid nende probleemide taga peitub veelgi suurem mure ja see on midagi, mida Venemaa ei suuda lahendada. Saatuslik viga, mis teeb selle kõik võimalikuks. Enne kui me selle vea avalikustame, tuletame meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti tellige, sest me analüüsime kõike sellisel moel igal nädalal. Saatuslik viga on lihtne. Venemaal on tohutu õhutõrje probleem ja Putin ei saa selle lahendamiseks midagi teha.
see, mis on pikka aega olnud üks Venemaa tugevusi oma territooriumi kaitsmisel sissetungijate eest, on muutunud tema suurimaks nõrkuseks Ukraina õhurünnakutega tegelemisel. Venemaa on lihtsalt liiga suur, mis tähendab, et tema õhutõrje infrastruktuur on nii hõredalt jaotatud, et naftarajatiste juurde paigaldatud süsteemidest ei piisa Ukraina droonide peatamiseks. Seda probleemi süvendab asjaolu, et Venemaal on naftatöötlemistehased ja terminalid üle kogu riigi. Oletame siis, et Venemaa viib õhutõrje Tuapsasse, et kaitsta seda Ukraina korduvate rünnakute eest. Hästi, Ukraina valib lihtsalt uue sihtmärgi ja ründab seda seni, kuni Venemaa on sunnitud oma õhutõrjet taas ümber paigutama. Tegelikult oleme seda juba näinud. Ukraina ründas märtsi lõpus ja aprillis tugevalt Primorskit ja Ust-Lugat. Nüüd on Ukraina nendele sadamatele veidi järele andnud ja purustab Tuapsat, ilmselt sellepärast, et Tuapsa on kõige nõrgem sihtmärk, mida Ukraina saab rünnata. Kogu see dilemma tuleneb mitte ainult Venemaa suurusest, vaid ka sellest, kuidas kogu nende õhutõrjesüsteem töötab. Venemaa õhutõrjesüsteemid on kujundatud nii, et need pakuvad kihilist lähenemist õhutõrje tagamiseks. Seal kasutatakse pikki, keskmise ja lühikese ulatusega süsteeme, mis kõik on koondatud samasse piirkonda, et luua tihe kaitsekiht, mis suurendab tabamise tõenäosust. See kõik on iseenesest hea, kihiline õhutõrje on mõistlik. Probleem seisneb selles, et sellist vattugust on raske säilitada nii suurel territooriumil, nagu Venemaal on. Mõned ütleksid, et see on isegi võimatu, sest Venemaal oleks vaja paigutada 10 000 õhutõrjesüsteeme, et tagada selline kaitsetase, mida kõik tema naftarajatised ja sõjaline infrastruktuur tegelikult vajavad. Venemaal ei ole piisavalt õhutõrjesüsteeme ega ka nendega seotud radareid ja muud varustust, mis on vajalik nende kaitsesüsteemide tõhusaks toimimiseks. Mis siis selle asemel on? Kihtidena paigutatud kaitsesüsteemid, mis on koondatud nende objektide ümber, mida Venemaa arvates võib Ukraina järgmisena rünnata. Kõik, mida Ukrainal tuleb teha, on tabada mõnda teist sihtmärki ja Venemaa satubki dilemma ette. Kas ta jätab kaitsekihid mujal alles või püüab ta oma õhutõrjet laiali hajutada, et katta suuremat ala, ohverdades samas tiheda kaitse, mis tegelikult toimib? Teise variandi valimine jätab sihtmärgid täiesti kaitseta, mis muudab Ukraina droonid peatamatuks, samas kui esimene variant pakub võimalikult paljudele sihtmärkidele mingitki kaitset, kuid see kaitse on palju nõrgem, kui see muidu oleks. Kahe halva valiku vahel. Putin on igal juhul ummikus. Ukraina on seda probleemi ära kasutanud oma rünnakutega naftarajatiste vastu, eriti seetõttu, et rünnakud naftarajatiste vastu annavad iga drooni kohta suurema efekti. Kui Ukraina saadab Tuapsasse 10 drooni ja neist jõuab kohale vaid 2, siis need droonid tabavad tõenäoliselt ikkagi naftarajatisi, mis süttivad põlema. Need leegid levivad ja rohkem võib ära põleda, kui Ukraina oma droonidega tabada suudab. Leegide teised plahvatused teevad ära selle töö, mida Ukraina mööda läinud droonid ei suuda. Venemaa ei aita end, järgides Putini hullumeelseid käske. Näiteks enne Venemaa 9. mai võidupüha paraadi andis Putin käsu tugevdada Moskva ümber õhutõrjerõngaid. Seda ütles Zelenski, kelle sõnul, nagu United 24 Media teatab, tuli neid kaitsesüsteeme tugevdada nii, et Venemaa tõi õhutõrjesüsteeme teistest piirkondadest, et Moskvat kaitsta. Sisuliselt hoolitseb Putin selle eest, et tema oleks droonide eest kaitstud, kuid laseb veelgi suuremal osal Venemaast põleda, et seda kaitset tagada. See pole veel kõik. Venemaa mõistab omaenda surmavat puudust ja muudab selle kuidagi veelgi hullemaks, kasutades valesid õhutõrjesüsteeme valedes kohtades. Justin Bronki, kes on vanemteadur Kuninglikus Ühendatud Teenistuste Instituudis ehk RUSI mõttekojas sõnul. Venemaa toetub üha enam kesk- ja kaugmaa õhutõrjeraketisüsteemidele, et tulla toime Ukraina droonidega ning toetab neid süsteeme kopteritega, mis üritavad Ukraina droone otse õhus kinni püüda. Bronki väitel peaks Venemaa kasutama pantsirisüsteeme, mis võiksid selles õhutõrje rollis edukamad olla, mida ta praegu kasutab. See võib aidata selgitada, miks Ukraina suudab jätkuvalt tungida kaitseliinidest läbi selliste rajatiste ümber nagu Tuapsa, ütleb Bronk. See tähendab, et Ukraina saab oma korduvaid lööke anda, sest Tuapsa kaitsesüsteemid ei ole loodud selleks, millega Ukraina neid ründab. Rääkides RUSist, tegi mõttekoda ka huvitava ennustuse juba 2025 aasta septembris. RUSi Dr. Jack Watling ütles septembris, et Venemaal on õhutõrjeraketid peaaegu otsa saamas veebruariks, mis võiks anda Ukrainale võimaluse lüüa rohkem sihtmärke Venemaa mandri osas. Aprilli lõpuks teatas Business Insider, et Venemaal oli tõepoolest õhutõrjerakettide puudus, mida Ukraina on süvendanud oma droonirünnakute intensiivistamisega. Veelgi rohkem Venemaa rakette tuleb kulutada, et oleks üldse mingigi võimalus Ukraina mehitamata õhusõidukite hävitamiseks. Watlingil oli täiesti õigus. Ole juhus, et Ukraina suutis märtsis korduvalt tabada Venemaa Balti meresadamaid ning tegi sama ka Tuapsale 16-päevase rünnakuga. Venemaa kaitseb neid rajatisi ülekoormatu õhutõrjega, mis sõltub suuresti rakettidest, mida Venemaal enam oma varudes ei ole. Kas me ütlesime, et Venemaal on saatuslik puudus? Võib-olla oleks pidanud ütlema, et neid on mitu ja kõik on seotud tema õhutõrje halva seisukorraga. Venemaa on liiga suur, et kihilist õhutõrjet, mida ta soovib kasutada, saaks paigaldada kõigisse tema sõjalistesse ja energeetikaobjektidesse.
Need õhutõrjesüsteemid on nüüd nii ülekoormatud, et Venemaa kasutab Ukraina droonide vastu valesid süsteeme. Ja need süsteemid muutuvad veelgi vähem tõhusaks rakettide nappuse tõttu, mis hakkab tõesti tunda andma, kuna Ukraina suurendab oma õhurünnakute hulka, ulatust ja jõudu. Ja see kõik läheb ainult hullemaks. Venemaa õhutõrjeprobleemid on osaliselt nende endi põhjustatud. Aga me ei saa ka alahinnata nende kaitsesüsteemide vastu suunatud Ukraina sihipärase kampaania mõju, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaal endal. Kiev Independendi andmetel viis Ukraina ajavahemikus juunist 2025 kuni 2026 aasta märtsi alguseni läbi 492 rünnakut Venemaa õhutõrje infrastruktuuri vastu. Isegi okupeeritud aladel toimunud rünnakud süvendasid õhutõrje probleemi Venemaa territooriumil, kuna Putin pidi otsustama, kas saata rohkem süsteeme Ukrainasse või ohverdada nende süsteemide kaitstav territoorium, hoides Venemaa kaitsevõimet Venemaa sees. Alates sissetungi algusest on Ukraina rahandusministeeriumi andmetel Ukraina hävitanud 1373 Venemaa õhutõrjesõjatehnikat. Ka rünnakute arv ei vähene. 11. mai raportis teatas United24 meedia, et Ukraina oli vaid 7 päevaga hävitanud $131 miljoni väärtuses Venemaa õhutõrjesüsteeme, kui Buk M3 ja Torm 2 said tabamuse koos radarijaamade ja 2 S6 Tunguska õhutõrjesüsteemiga. Kõik see tähendab, et Ukraina hävitab õhutõrjesüsteeme kiiremini, kui Venemaa suudab neid juurde toota. Aga ilmselt on see üks viis rakettide puuduse ületamiseks. Lase Ukrainal hävitada nii palju süsteeme, et sul jääb äkitselt piisavalt rakette alles, et varustada alles jäänud õhutõrjesüsteeme, ja üks probleem ongi lahendatud. Irooniana kõrvale jättes kasutab Ukraina ära Venemaa saatuslikku nõrkust. Majanduslikud ja materiaalsed kaotused, mis sellest survest tulenevad, muudavad lahinguvälja olukorra Venemaa jaoks veelgi halvemaks. Ja mis puudutab Tuapsat, siis juhtub üks kahest asjast. Kas see põleb jälle, kuna Venemaa ei suuda seda endiselt kaitsta, või paneb Venemaa sinna kaitsed üles ainult selleks, et näha, kuidas Ukraina droonid hakkavad korduvalt ründama mõnda teist rafineerimistehast või terminali. Väljalülitusnupp on leitud ja Putin ei saa midagi teha, et takistada Ukrainal seda nuppu nii palju kordi vajutamast, kui ta soovib. See, mida me nüüd näeme, on Ukraina sõja uus faas, kus initsiatiiv liigub ja Venemaa naftataristu põleb. Ükskõik kuhu sa Venemaal vaatad, Ukraina vallandab peatamatu tulevihma. Me kajastasime juba aprillis rida rünnakuid, mis on osa Ukraina uuest strateegiast ning sa saad neist kõigest teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis vajuta telli, et olla kursis kõigi meie analüüsidega Ukraina sõja viimaste arengute kohta ja aitäh vaatamast!